Selline nägi välja Pärnu naisele Marge Arumäele kuulunud saksa lambakoer Claudia veel nädalapäevad tagasi. Pärnus Turu tänav 2A maja hoovis avanenud pilt šokeeris isegi kõike näinud loomakaitsjaid. Perekond Arumäed olid jätnud poeginud koera kutsikatega koju ja ise sõitnud rahulikult Saaremaale puhkama. Jõuetult lebav ja vaklade järatav Claudia ei tulnud ilmselt Marge Arumäele meeldegi. Aianurka mädanema jäetud koera ees lamas surnud kutsikas. Teine koerabeebi oli veel elus, aga sedagi mitte kauaks ja otsa lõppes temagi. Hingematev raipe hais ajas südame pahaks. Sellist julmust ja ükskõiksust poleks algklasside õpetajalt, tublilt kristlaselt ja 3 lapse emalt küll kuidagi oodanud. See loom oli nälginud, et ta oli nii kõhna, et lõpuks ta lõpetas meil opilaual. Kui normaalsel koeral on siseorganite vahelrasv, on nahaalus kudedes rasva, temal ei olnud seal mitte grammigi. Vaatamata vähesele lootusele hakkasid Pärnu loomasõbrad koerakese eest siiski hoolitsema. Halastava surmasüsti tegemisest loobuti ja loomaarsti ravikorraldusi täideti harva esineva täpsusega. Kenno loomakliiniku rahval oli Claudiasse igatahes usku. Tema siseorganid õnneks ei olnud nii väga drastiliselt tabandunud, et nüüd see mädaemakas, see põletiku põhjustaja on eemaldatud kirurgiliselt ja hetkel on tal päris korralikud ravid peal selle nahapõletiku raviks, nii et ma praegu julgen öelda, et 70% on šanss, et ta jääb ellu ja 30% on siiski küsimärk. Öösel ilmus aga reporteri kodulehele kurb teade Claudia surmast. Keegi nii-öelda teadja pidas igatahes vajalikuks sellise kommentaari kirjutada. Ilmselt üritas mõni loomavihkaja sellega annetuste kogumist nurjata. See ei läinud aga läbi ning Claudia ja tema saatuse kaaslaste raviks annetasid 401 inimest veidi üle 74 000 krooni. Huvitav, aga mõnedele inimestele lihtsalt ei meeldi, kui lood hästi lõppevad. Näiteks ka meie luikede päästmise loo ühes kommentaaris väideti, et üks luigepoeg unustati julmalt metsa. Tegelikult muidugi kedagi metsa ei jäetud ja kõik 5 pojakest said kenasti Ülemiste järvele toimetatud. Lugege või ise üle, kui ei usu. Ja palun, nüüd on teie ees väidetavalt surnud Claudia. Rõõmsam kui kunagi varem ja surnud koerast on asi ikka väga-väga kaugel. Claudiat vaadates ei usugi enam, et tegu oleks sama koeraga. Poolsurnud kutsast on tänaseks saanud täielik energiapomm. Alguses endal oli väga raske jah, et me ei uskunud ise ka, et ta sellest asjast nagu välja tuleb, aga väga positiivne koer on, ise on nagu meeletu elutahe ja väga kiiresti paraneb. 10 000 on kindlasti juba selle peale kulunud. Ja kindlasti suur aitäh inimestele, kes tulid hästi kiiresti ja hakkasid praktiliselt peale loo eetrisse minekut hakkasid inimesed ülekandeid tegid ja suur aitäh. On midagi ka pererahvast kuulda olnud? Ei ole ja ega neil ei ole ka minuga midagi rääkida, et ma arvan, et see ei puutu neisse enam see koer. Loomaarsti juures käiakse siiski veel iga päev. Hoov on kenasti paranenud juba, et nekrotiseerunud nahka praktiliselt ei olegi enam. Koer on kaalus juurde võtnud, rõõmus kosub. Antibiootikumi ravi kestab veel, kuna väike nahapõletik on veel olemas täiesti. Valuvaigistid kohe on lõppemas ja tuleb sinna naha peale ka veel määrida salvi, nii et niisugune hooldus käib veel. Veterinaar- ja Toiduamet ja politsei ei teadnud alguses, kumb ametkond peaks selle asjaga tegelema hakkama. Jumalikud jõud tulid aga mängu ja Marge Arumäel vedas. Juhtum läks Veterinaar- ja Toiduameti kätte ja selle maja võimuses on vaid rahatrahvi teha. Me oleme väljastanud talle nädala eest kutse tulla väärteomenetlusele ütlusi andma, kuid väljastusteadet selle kohta, et oleks selle kutse kätte saanud, ei ole meie saanud. Füüsilist isikut võib väärteomenetluse korras karistada 300 trahviühikuga ehk siis 18 000 krooniga. Väärteomenetlus võib ütluste andmise käigus ka muutuda näiteks kriminaalmenetluseks. Kahjuks algatati Veterinaar- ja Toiduameti poolt praegu antud asjas väärteomenetlus. Ja on küll lubatud, et kuriteotunnuste ilmnemisel algatatakse ka kriminaalmenetlus politsei poolt, aga meie praktika näitab, et ükski väärteoasi ei ole siiamaani kriminaalasjaks edasi läinud. Loomakaitsjad on nüüd maru vihased, sest politsei ei algatanud kriminaalmenetlust.
See näitavad loomakaitsjate meelest ilmekalt Eesti riigi suhtumist loomadesse. Eesti Loomakaitse Seltsi hinnangul tulnuks asjas algatada kriminaalmenetlus, sest et loomad olid väga halvas seisus. Üks kutsikatest suri, teine oli koha peal juba surnud, üks suri hiljem, siis kutsikate ema oli tugevas alatoitumuses, ta oli parasiite täis, vaklasi täis, ta oli pikalt haige olnud, spetsialisti hinnang on selle kohta olemas, et see on kindlalt looma julm kohtlemine ja kriminaalasi. Meie praktika on näidanud, et politseil ei ole aega ega ressurssi või nad ei taha nende loomaasjadega tegeleda ja nendel ongi selle võrra lihtsam, et Veterinaar- ja Toiduamet selles asjas on nüüd väärteomenetluse algatanud, et siis nad on saanud oma käed sellest puhtaks pesta. Naabrite jutu järgi Arumäed lasid samal õhtul jalga, kui meie lugu eetris oli. Pole ka ime, et Veterinaar- ja Toiduameti töötajad neid siis kätte ei saa. Eesti on väike kogukond ja kohtus paragrahvidega vangerdamine ei muuda inimeste arvamust. Head advokaadid võivad Marge Arumäest ka süütu ingli või kannataja teha. Rahval püsib aga tema vakladest mädanev Claudia koos oma surnud kutsikatega veel kaua meeles. Ilmselt on ka endiselt Taali põhikooli 2. ja 5. klassi juhatajal ning Pärnu Immanueli baptistikoguduse pühapäevakooli eestvedajal Marge Arumäel tulevikus raske erialast tööd leida. Tori vallavanema Mart Vaiksaare sõnul kandideeris Marge Arumäe ka kohaliku Tori algkooli juhatajaks. Tõenäoliselt oleks jumalakartlik naine osutunud ka valituks, sest tema CV oli teistest parem. Pärast loomapiinamisloo ilmsiks tulekut naine siiski ise loobus sellest kohast. Tori rahvas ei pidanudki oma päid vaevama, kuidas naisest viisakalt lahti saada. Pärnu vahel sosistatakse, et Marge Arumäe valmistuvat kohtulahinguteks. Ka Eesti Loomakaitse Selts ei passi niisama ja pakkus Pärnu veterinaarkeskusele oma juristide abi. Oodata on kõva kismat ja reporter hoiab sündmuste arengul silma peal. Claudia ei tea aga tema ümber puhkenud tülist midagi. Ta on tänulik, et eluvaim sees ja õnnelik, et lõpuks ka hoolivate inimeste sekka sattus. See on täiesti uskumatu lugu. Nädal aega tagasi see koer vaevu hingas liikumisest rääkimata täna, aga tahab tüüp ainult mängida ja joosta. Me oleme kõik taga juba nii palju jooksnud, aga paistab, et jõudu on veel ja veel, et nii, et kõik sõltub siiski peremehest. Lähme jooksema.